Eestis on üha rohkem neid, kelle rahakott tühjeneb juba enne järgmise palgapäeva saabumist. Statistikaameti andmed näitavad, et absoluutne vaesus on kasvanud ja see tähendab, et mõne jaoks on täna luksus lihtsalt soe tuba ja täiskõht. Seevastu suhteline vaesus ehk sissetulekute ebavõrdsus on veidi kahanenud. Suhtelise vaesuse vähenemine on eelkõige pensioniealiste liikumine suhtelisest vaesusest välja. Ehk pensioniealistel tõusid sissetulekud ühe liikme kohta. Me ei saa ütelda nüüd, et see on ainult pensionite kasvust tingitud. Jah, me näeme, et pensionid moodustavad keskmisest sissetulekust nüüd juba 46%, keskmine vanaduspension aasta tagasi moodustas 44% ja ta läheneb keskmisele sissetulekule, kuid seal oma suure panuse annab, et siiski ka järjest kasvab pensioniealiste tööhõive. Aga samas on ju lastega pered need, kes on langenud suhtelisse vaesusesse või ma eksin? Ja suhteline vaesus on tõusnud lastega perede hulgas. Ja lastega perede hulgas on siis ikkagi suhteline vaesus tõusnud ühe vanemaga perede hulgas, üksikvanemate hulgas. Kui suhteline vaesus näitab, et inimene ei saa endale lubada näiteks välisreisi või spa-puhkust, siis absoluutne vaesus räägib juba ellujäämisest. See tähendab olukorda, kus raha ei jätku isegi kõige hädavajalikumaks, toiduks, eluasemeks ja kütteks. Absoluutne vaesus on ikkagi tingitud töökaotusest. Ja seda me ka näeme, et 24. aastal on üleüldse riigis töötus kasvanud ja meie üksikvanemate hulgas ja ka ühelapseliste perede hulgas on kasvanud töötuse määr. Üksikvanematega perede olukord on ju siiski kehvemaks läinud, see tähendab seda, et me peame veel pinksemalt vaatama, milliseid toetused ja milliseid teenused me saame neile edaspidi pakkuda, et seda trendi ühelt poolt peatada ja teiselt poolt seda numbrit ka allapoole tuua. Ehk siis laias laastus meil on hea meel, suhteline vaesus on langenud, spetsiifiliselt minnes me peame siis kalibreerima, kuhu me oma teravikku suuname. Kindlasti on üksikvanematega pered, üks sihtgrupp ja teine on absoluutses vaesus elavad inimesed, sest ka see number on ju natukene tõusnud. Ja peamine mõjutegur on olnud eelkõige just töötus ja see on nüüd see koht, kus me peame majandusega ja kommunikatsiooniministeeriumiga tõsisemalt korraks rääkima, et mida me saame teha üksikvanemate osas ja nende siis nii-öelda tööhõivet parandada, sest meil on tõesti ju mingid meetmed juba on tulemas ja olemas. Kui riigi poolt nähakse lahendus toimetuleku raskustele toetuste ja sotsiaalpoliitika kaudu, siis majanduseksperdid leiavad, et kõige murelikumaks peaks meid tegema lastega perede halvenenud olukord. Pensionäridel on toimetulek isegi paranenud. Siin erinevad poliitilised jõud, tööandjad on rääkinud sellest, et võib-olla võiks mõneks ajaks peatada pensionide indekseerimise, sest nagu me näeme, see vaesuse numbrid on läinud sellel grupil paremaks. Teistpidi me vähendame laste toetusi või mis paljulapselisi toetusi ja me ei indekseeri neid toetusi inflatsiooniga. Ja see on ju meie tulevik, nii et ma arvan, see võiks olla tegelikult vastupidi. Aga kui numbrid on ühed, siis elu on teine. Toidupangast öeldakse, et iga statistika taga on päris inimene ja neid, kes tulevad toiduabi järele, on viimasel ajal rohkem kui kunagi varem. Väga palju hinnad on tõusnud, inflatsioon on olnud väga suur ja siis küttehind on tõusnud, nüüd oli jälle kütusehind, diislihind on tõusnud viimased paar nädalat ja siis muidugi kõige hullem on toiduhinnad. Toiduhinnad Eestis on väga kõrge. Kui sa oled pensionär või sa oled üksi või sul on suur pere ja siis just need toiduhinnad, see on suur probleem.